So far, there is only one winner in this war, Russia. It steadily undermines Ukraine's position by flouting international law. It gains new resources to finance its war against Ukraine as energy prices rise. It profits from the diversion of military capabilities that could otherwise have been sent to support Ukraine. And it benefits from the reduced attention to the Ukrainian front as the conflict in the Middle East takes center stage. Ukraina ja Lähis-Ida sõjad on mitmes mõttes omavahel seotud ja mõlema puhul on üheks ühiseks märksõnaks Venemaa. Ka Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tõdeb, et kasu lõikab mitmest samaaegselt käivast sõjast just meie idanaaber ning eelkõige on see halb uudis Ukraina sõjavaatest. Sõjad omavahel on ikkagi, kui mitte otse, siis kaudselt kindlasti seotud. Me mõtleme kas või selle peale, kui palju on Iraan toetanud Venemaad ja jätkuvalt toetab nii sõjalist tehniliselt kui muul viisil. Teisest küljest me näeme, et ka Ameerika Ühendriikidel on väga vaja Ukraina teadmist sellest, kuidas näiteks droonide vastu võidella. Aga kindlasti mõjutab see ennekõike ka läbi selle, mis toimub praegu maailma kütuseturul näiteks. Et see globaalne kriis ikkagi, mis on suurim viimase 50 aasta jooksul ja tõenäoliselt me ei ole veel seda tipuhinda veel näinud, siis juba kõlavad Euroopa Liiduski. Näiteks Ungari välisminister on siin tulnud välja mõttega, et üldse võiks igasugused piirangud Vene gaasi ja nafta ostmisel maha võtta. Et Venemaal kindlasti on teatav jõuhulk tagasi tulnud ka selles osas, et ta saab ju sellest täiendavaid tulusid oma sõjamasina jätkamiseks ja me teame, et Venemaa ei ole oma strateegilisi eesmärke muutnud. Nii et sõda kahjuks selles mõttes, meil ei ole nagu häid uudised praegusel hetkel küll kindlasti Ukraina poolelt vaadates. Käimas on Lähis-Ida sõja 11. päev ja kuigi USA president Donald Trump ütles, et sõda Iraani vastu kujuneb lühiajaliseks ettevõtmiseks, rõhutas ta samal ajal, et pealetung jätkub, kuni vaenlane on täielikult ja otsustavalt alistatud. Trump nimetas vabariiklaste kogunemisel oma golfiklubis Iraani ründamist väikeseks ekskursiooniks, sest USA võimuladvik tundis, et peavad seda tegema mõnedest inimestest vabanemiseks. Ja just seetõttu usub Trump ise, et sõda saab kiiresti läbi. Very soon, look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that, but 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. Trumpi ekskursiooni jutule reageeris kiirelt Iraani revolutsioonikaart, kes teatas oma avalduses, et hoopis nemad määravad sõja lõpu. Koos USA-ga 28. veebruaril Iraani vastu rünnakuid alustanud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu hoiatas aga, et Iisrael ei ole Iraaniga veel lõpetanud. שאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק בפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות ועוד ידנו נטויה. Samal ajal jätkuvad Lähis-Idas raketirünnakud Iraani ja Iisraeli poolt.